Tere, kallid sõbrad! Avatarile mõeldes tekkis mulle kohe mitmesuguseid mõtteid ja ma tahaksin teiega jagada 4 mõtet neist. Esimene on see, ma arvan, millest ka palju teie olete aru saanud, on Avatar püüab näidata meile kõike seda, mis on seotud loodusega ja kuidas inimene täna hävitab loodust. Võib-olla olete näinud filmi Inconvenient Truth, kus Al Gore peaosas räägib sellest, millised on kliima soojenemise mõjud meie tänasele ühiskonnale ja elukeskkonnale. Avatar näitab väga hästi seda, mis juhtub siis, kuidas vihmametsade mahavõtmisega, kuidas inimesed aetakse välja tihti oma asumaadest, kuhu nad on algselt elama läinud erinevate hõimudega tegelemise kohta, kuidas käitutakse maailmas mitmetes piirkondades täiesti inimese vastaselt. Teisena on Avatar kui sõjanägemine, mõeldes täpselt samamoodi sellele, kuidas suhtutakse erinevatele rahvastele. Kindlasti on soovitav vaadata filme Zeitgeist 1 Addendum ja nüüd ka 3. osa, mis avavad nii mitmeidki erinevaid vaatevinkleid. Kui me kuuleme ainult sõjast, et toimub see Iraagis, siis tegelikult maailmas kõige rohkem inimesi, tsiviilelanikke hukkub sõjas hoopis Aafrikas. Kolmandana on Avatar, kui nüüd minna rohkem digimaailma, Avatar kui sinu kujutelm blogis. Teatavasti kutsutakse ju igal pool foorumites ja ka sotsiaalmeedias seda sinu kujutuspilti või profiilipilti kui sinu avatari, ehk seda, millisena sina esined meedias. Ehk avatar kui filmi pealkiri võib olla ka tähenduslikult selline, et digitaliseeritud meie ühiskond. Ehk kuidas meie käitumis on nagu meie avatar ehk siis nagu 3. vaade. 4. point on see, et avatar näitab väga lihtsalt seda, kuidas hakkab vähenema vahe reaalsuse ja meie päris elu vahel. Seal filmis on kasutatud päris inimesi, kes saadetakse läbi veel futumasinate teise ühiskonda, sulandatakse need sinna sisse ja kuidas see vahe lõpuks läheb nii pisikeseks, et meie digimaailm kohtub päris maailmaga. Mõeldes sellele käisin hiljuti rahvusvahelisel hasartmängumessil Londonis, kus oli väga selgelt näha näiteks, kuidas reaalne kasiinomäng muutub väga digitaalseks, kus kõik mehed istuvad touchscreeni ees ja mängivad pokkerit. Samal ajal, kus igasugune interneti ja muu kasiino muutub väga reaalseks, kus on võimalus reaalselt online'is suhelda inimesega läbi video või läbi kõne. Ehk seal näitab ka uusi suundi, kuhu meie kogu ühiskond muutub. Nii et väga palju ühiskondlikku kriitikat sellest filmist. Aga oodata on ka teist osa, nii et vaatame, mis siis saab. Ja siin allpool saad vaadata ka videot, kus filmi autor ise räägib juba lähemalt sellest, kuidas avatar on mõeldud suunama inimeste pilke looduse poole ja mitte ainult faktidega, vaid just läbi story ja läbi emotsioonide. Ehk läbi selle, mis tegelikult inimesi mõjutab ja tegutsema paneb. Edu teile!